Me võisime nädalate viisi olla omapäid kodus niimoodi, et naaber toitis meid ja hoidis meid. Uus saatesari Koduteel jutustab lapsepõlvedest, mis on täis keerdkäike. Koduteel on saade, mis räägib lastest, kes on kasvanud nii, et nad ei ole saanud suureks sirguda oma kodus, oma sünnivanematega. Oli palju nälgimist, külm oli ja ruumi oli vähe. Seda saadet on vaja tegelikult ühel lihtsal põhjusel. Me räägime mineviku lugusid, aga see teema ei ole minevikus. See teema on täna ka praegu aktuaalne. Põhimõtteliselt ei olnud kodus mitte midagi head. Seal oli alkoholi, seal oli vägivalda. Igal aastal tuhandeid kordi käivad lastekaitsjad kodudes lahendamas kriise, mille üks osapool on laps või ka mitu last. 250 korral igal aastal tuleb laps kas korraks või ka jäädavalt oma kodust ära viia. Uks siis löödi maha ja meid leiti siis ema magamistoa kapist. 800 last kasvab täna asenduskodudes. See tähendab seda, et 800 last ei kasva praegu ei oma kodus, ei oma perega ega ka mõne teise perekonna juures. Ma tahan koju saada. Tahaksid koju saada? Mis siin siis pahasti on? Sest emme ja isi pole. Tõsi on see, et see ei ole päris uus saade. Üks hooaeg sellest on juba ETV Plussis jooksnud. Meie vene kolleegid Jevgenia Volokhonskaja ja Tatjana Kassova on selle idee autorid ja ka sel talvel tulevad ETV Plussis eetrisse uued osad ja nemad räägivad peredega, kus kodune keel on vene keel. Ta oli kuuma veega ära põletanud ennast. Kuidas saab 11-kuune ennast niimoodi põletada? Ma ei tea. Me räägime kriisi sattunud lastest, aga me räägime ka lahendusest. Me räägime sellest, kuidas üks ema on otsustanud, et tema avab oma kodu uksed vaid paari tunnise ette teatamisega just nende laste jaoks, kes nüüd kohe ja praegu peavad oma kodust ära minema. Mul endal on midagi anda ja tegelikult need lapsed, kes siia tulevad, nemad annavad rohkem. Me püüame näidata ka seda vahet, et mis saab, kui laps on pidanud kasvama nii-öelda asutusepõhisel hooldusel ehk siis nii-öelda vanamoeliselt lastekodudes. Me ei usaldanud mitte kedagi. Mitte ühtegi täiskasvanut? Ei. Aga näitame ka neid lapsi, kes on kasvanud suureks pere juures. Siin kodus emme juures õppisin ära, mis on tõeline armastus. Meie saate peategelased on noored, kes on nüüdseks juba suureks kasvanud, aga me räägime ka vanematega, kes oma kodud on avanud, kes on leidnud endas jõudu ja tahet lapsendada, aga kes on pakkunud ka asendushoolduse võimalust. Ehk siis nad pakuvad oma kodu lastele suureks kasvamiseks. Et ta kirjutas mulle sellised sõnad, et ma olen 300% tema ema. Kuulates nende lugusid kõrvalt, siis ma avastasin, et ma tihti ei mõtle sellele, kuidas teha seda saadet, vaid ma mõtlesin sellele, et kuidas on võimalik, et nii juhtub lastega. Mida sa ütleksid nendele vanematele? Miks oli vaja rikkuda imeline laps ära? Me oleme hästi süngete lugude juures, aga sellest süngusest me jõuame tegelikult eluterve helguseni. Kuidas pidi parem on, et kas siis, kui sa olid õega kahekesi või kui teid nüüd on nii palju? Nii palju. Kuna saab mängida uues mitte kahekesti ja viiekesti. See saade lõpeb helgelt. Need inimesed on ise leidnud selle tee, kuidas katkisest kodust tulla, aga saada täiesti terveks inimeseks või ka jääda. Ma ei tea, kuidas see on neil õnnestunud, aga nad on terved inimesed, kes panustavad ise ühiskonda, kes panustavad ise sellesse, et tänased lapsed, kes on sattunud kriisi, kes ei saa kasvada oma sünnikodus, et nad aitavad neid lapsi. Inimestele tuleb alati võimalus anda. Alati. See saade õpetas samas seda, et ükskõik mis elu sulle isegi varastes eluaastates ette viskab, siis on võimalik saada hakkama ja on võimalik jääda inimeseks. Ka kõige halvematest jamadest on võimalik välja tulla? Loomulikult on. Ikka on, jaa. Aga sa pead ise otsustama, kas sa tahad vireleda või sa tahad elada. Koduteel. Esmaspäeva õhtuti kell 8 Eesti Televisioonis.